Iraanil on relv, mis on võimsam kui ükski rakett ja võib sundida ligi 60 miljonit inimest alistuma ning sõja lõpetamist paluma. See relv on Janu. 28. veebruaril alanud USA, Iisraeli ja Iraani sõda on juba tabanud nafta rafineerimistehaseid, lennujaamu, andmekeskusi, luksushotelle ja sõjaväebaase Pärsia lahe piirkonnas. Kajastus keskendub naftale, sest see teeb Pärsia lahe piirkonna kuulsaks. Seetõttu turgudel paanitsetaksegi. Kriisiks on kõigil juba plaan valmis. Nafta hind tõuseb, turud reageerivad, valitsused kasutavad reserve ja elu jätkub. Kuid 8. märtsi hommikul juhtus midagi teistmoodi. Iraani droon ründas Bahreinis soolavee magestamise tehast. See oli selle sõja esimene kinnitatud rünnak vee infrastruktuurile. Erinevalt nafta töötlemistehase tabamusest puudub vee strateegiline reserv ja futuuriturg. Rahvusvahelist raamistikku pole, kui kraanid kuivaks jäävad. Järgneb paanika ja surm. Pärsia lahe tõeline Achilleuse kand pole olnud nafta, vaid alati vesi. Araabia poolsaar on üks kuivemaid paiku maal. Seal sajab väga harva. Saudi Araabiat, Kuveiti, Katarit ega Bahreini ei läbi ükski suur jõgi. Põhjaveekihte on aastakümneid liiga kiiresti pumbatud ja enamik neist on nüüd kriitiliselt ammendunud. Nii et kui naftarikkus 1971. saabus, kulutasid laheriigid suure osa sellest probleemi lahendamisele, mille peale enamik riike pole kunagi pidanud mõtlema. Kuidas saada joogivett, kui seda pole? Vastus. Soolavee magestamine. Võta Pärsia lahe merevett, lase see läbi tohutute tööstusrajatiste, eemalda sool ja pumpa tulemus inimeste kodudesse. Viimase 50 aasta jooksul on need riigid loonud ühe ambitsioonikama veetaristu võrgustiku inimkonna ajaloos. Selgub 2023. aasta Araabia keskuse uuringust Washingtoni. Lahe koostöönõukogu. Riigid annavad umbes 60% maailma vee magestamise võimsusest ja toodavad 40% kogu magestatud veest. Üle 400 tehase Pärsia lahe rannikul alates Araabia Ühendemiraatidest kuni Kuveidini hoiavad elus 10 miljoneid inimesi. Michael Christopher Lowe, Utah's ülikooli Lähis-Ida keskuse direktor, nimetab neid riike soolavee kuningriikideks. Fossiilkütustel põhinevad vee suurvõimud, mis muutsid viljatu rannikuala tsivilisatsiooniks. Kuveit saab 90%, Oman 86% ja Saudi Araabia 70% joogiveest soolavee magestamisest. Bahreinis, mida droon tabas, on 103 magestustehast ja peaaegu puudub looduslik põhjavesi. See saareriik ei saa mujale pöörduda. Katar ja Araabia Ühendemiraadid, eriti Dubai, sõltuvad peaaegu täielikult magestatud veest. Neil riikidel pole magestamisest väljaspool ühtegi põuaplaani. See on veevarustusahel ühes maa rahvarohkemas ja kiiremini kasvavas piirkonnas, läbides sadu rannikul asuvaid tööstusrajatisi, mis on nüüd sõjatsoonis. Kõik paanitsesid, kas Iraan ründab Burj Khalifat. Droon maandus siiski 12 miili kaugusel sihtmärgist, mis hoiab elus 3 miljonit inimest. Ja seda kaitstakse umbes sama hästi kui sinu kohaliku linnavalitsust. Tõsi, droon ei tabanud otse soolavee eemaldamise tehast, kuid kui Iraan suudab raketi USA sõjaväebaasidest ja miljardilistest radarisüsteemidest läbi lasta, pole rannikul oleva tehase tabamine sadama asemel suur väljakutse. Samal ajal sai Araabia Ühendemiraatide idarannikul asuv Fujairah F1 elektri- ja veekompleks tõesti kahjustada. Boston Globe'i ja The Conversationi sõnul põhjustasid kahjustused kas rünnakud sadamale või allatulistatud droonide rusud, mitte otsene rünnak veetehasele. See mõjutas rajatist. Sama juhtus Kuveidis. Allatulistatud droonirusud põhjustasid tulekahju Doha vesti magestamistehases. 3 juhtumit sõja esimesel 4 päeval veeinfrastruktuuri lähedal, ükski polnud selgelt tahtlik. 7. märtsil teatas Iraani välisminister X-is, et USA õhurünnak tabas Kashimi saarel asuvat mageveetehast Hormuzi väinas, katkestades veevarustuse 30 külale. Ta nimetas seda jultunuks ja meeleheitlikuks kuriteoks ja hoiatas, et Iraani infrastruktuuri rünnakul on tõsised tagajärjed. Ta rõhutas, pretsedendi lõi USA, mitte Iraan. USA keskväejuhatus eitas seda. Lisati kogukonna märkus, mis kinnitas, et rahvusvahelised meedia ega järelevalveorganisatsioonid pole seda kinnitanud. Me ei tea, kas rünnak toimus, kuid Iraan teatas. Kui te ründate meie vett, ründame teie oma.
Järgmisel hommikul ründas droon Bahreini soolavee magestamise tehast, mida kinnitas Bahreini siseministeerium. AP, Al Jazeera ja Gulf News teatasid sellest. Bahreini veeettevõte kinnitas veevarustuse säilimist, kuid ei avalikustanud rünnatud tehast ega kahju ulatust. CIA hoiatas pea 20 aastat tagasi, et soolavee magestamise rajatistega seotud häired enamikus Araabia riikides võivad põhjustada tõsisemaid tagajärgi kui ühegi muu tööstusharu või kaubakaotus. See ongi piir, millest Iraan üle astus. Räägime, mida nad järgmiseks sihikule võivad võtta. Piirkonna suurim haavatavus on ilmselt tehas nimega Jubail. See rajatis asub Saudi Araabias Pärsia lahe ääres ja varustab Ar-Riyadi üheainsa umbes 500 kilomeetri pikkuse torujuhtmega. See torujuhe varustab üle 90% Saudi pealinna joogiveest. Aastal 2008 hoiatas USA saatkonna salajane kiri Ar-Riyadis, mis avalikustati Wikileaksi kaudu, et Ar-Riyad tuleb evakueerida nädala jooksul, kui tehas, torujuhtmed või elektritaristu saavad tõsiselt kahjustada või hävitatakse. See hoiatus oli veelgi karmim. Kiri väitis, et Saudi valitsuse praegune struktuur ei eksisteeriks ilma Jubaili soolavee magestamise tehaseta. Saudi Araabia on pärast 2008. aasta kirja investeerinud varusüsteemidesse, kuid elanikkond on kasvanud üle 14 miljoni inimese võrra. Sellel planeedil ei saa kaitsta 500 kilomeetri pikkust torujuhet vastase eest, kellel on Iraani raketid ja droonid. Katar on väike poolsaar, kus pole põhjavett ega jõgesid. Hiljuti oli seal vett vaid 3 päevaks varuks. See oli kogu riigi varu, kui magestamistehased oleksid seiskunud. 3 päeva. Katari vastus oli kulutada $4 miljardit maailma suurima veehoidla ehitamiseks. 15 tohutut betoonmahutit, mida ühendab 650 kilomeetrit torustikku. Nad ehitasid selle kõik ainult selleks, et lisada 4 päeva juurde. Kataril jätkub vett vaid 7 päevaks, mis on nende maksimaalne saavutus. Araabia Ühendemiraadid on saanud tunduvalt paremini hakkama. Nasir Al-Sayedi sõnul on Araabia Ühendemiraadid loonud 2036. aasta veeturvalisuse plaani raames umbes 45 päeva veevarud. See kõlab julgustavalt, kuni meenutad, et Araabia Ühendemiraadid püüdsid ainuüksi teise sõjanädala jooksul ühel päeval kinni 113 drooni 117. 4 kukkusid riigi territooriumile. Ja piisab vaid 1 raketist või droonist, et alustada 21. sajandi kõige katastroofilisemat veesõda. Lõpuks on veel väiksemad riigid, Bahrein ja Kuveit, mis on kõige haavatavamad. Neil on väikesed strateegilised reservid ja pikaajaline häire mõjutaks neid kõige kiiremini. Bahrein on saar ilma alternatiivse veeallikata. Varuvõimaluseks vaid Saudi Araabiast tulev veetorustik. Kui magestamistehased peatuvad ja torujuhe katkeb, jääb Bahreinil üle vaid täielik evakueerimine. Ja see ongi põhjus, miks vee ründamine on põhimõtteliselt erinev nafta ründamisest. Nafta töötlemistehase seiskumine on majanduslik probleem. See teeb haiget, aga ei tapa inimesi. Vesi tapab. Tasub meeles pidada, et riigil, kes neile tehastele tulistab, pole põhjust karta sama saatust, sest Iraan saab vaid umbes 3% veest magestamisest. See ei tähenda, et Iraanis oleks vett piisavalt. See hakkab lõppema ja vaevu peab vastu. Urmia järv loode Iraanis oli varem Lähis-Ida suurim, kuid NASA satelliidipildid näitavad, et see on peaaegu kadunud. Järv on kaotanud umbes 90% oma mahust ja on nüüd praktiliselt soolatasandik. CSIS analüüs 2026. aasta veebruaris satelliidipiltide põhjal näitas, et 4 Teherani 5 peamisest veehoidlast langes veetase 2025. aasta suvel ja sügisel järsult. Lari ja Latjan vähenesid üle 70%. 2025. aasta lõpuks oli Teherani veehoidlate maht pärast 5 põuaastat langenud 10–12%-ni. Tegelikult vajub isegi maa linna all sõna otseses mõttes kokku. Mõnes Teherani piirkonnas vajub maa kuni 30 sentimeetri aastas, sest põhjavee liigne ammutamine tekitab tühimikud, kuhu maa vajub. 2025. aasta novembris hoiatas president Pezeshkian avalikult, et kui detsembriks Teheranis vihma ei saja, tuleb pealinnas kehtestada vee normeerimine ning jätkuv põud võib lõpuks sundida linna evakueerima. 2026. aasta jaanuaris, mõned nädalad enne sõja algust, teatas Iraan, et kaalub pealinna ümberkolimist lõuna poole, Mehrani rannikule, kus saab merevett magestada. Ümberkolimise maksumus oli hinnanguliselt $77–100 miljardit. Ja seda ranniku eest, mis on alaarenenud, avatud julgeolekuohtudele ega suuda valitsust vastu võtta.
Lisaks on Iraan pankrotis, mis on veel üks probleem. Aga võib-olla on veel üks põhjus, miks Iraan võib vee infrastruktuuri ründamisest hoiduda. 2025. aasta lõpus pakkus Lähis-Ida Foorumi aruanne välja raamistiku, kuidas Iraan täielikust veekollapsist päästa. Rahastamismudel oli mõeldud Saudi Araabiale ja Pärsia lahe koostöönõukogule. Lahe raha, lahe vee eksport ja soolavee magestamise oskusteave. Kõik see oli valmis aitama riiki, mille pealinnal ähvardas joogivesi nädalate jooksul otsa lõppeda. Iraani ja lahe riikide suhted olid liiga katki ja usaldamatus liiga suur, et midagi muutuks. Iraan mõistab nüüd rahvuslikul tasandil, mis juhtub, kui vesi otsa saab, sest näeb seda oma piirides reaalajas juhtumas. Praegu, sõja keskel, sihib Iraan teiste riikide veetaristut või läheneb sellele, mis on sellest infrastruktuurist rohkem sõltuvad kui Iraan ise. See on Iraani tuumaheidutus. Iraan Internationali analüüsi järgi sihib Iraan konfliktis haavatavaid vee, energia ja transporditaristu objekte, et muuta see majanduslikult kahjumlikuks vastasele. Esimene tõlgendus on, et rünnak Bahreinile oli tahtlik ning möödalasud Jabal Alis ja Fujairas olid kas tahtlikud kompimised või õnnelikud möödalasud. Teine tõlgendus on hirmutavam. AP analüütikud ei leia tõendeid, et Iraan sihiks teadlikult veepuhastusjaamu. Fujaira ja Kuveidi juhtumid paistavad olevat põhjustatud rusudest. Kui iga päev lendab sadu droone piirkonnas, kus sadamad, elektrijaamad ja soolavee magestamise tehased on üksteisest vaid mõne kilomeetri kaugusel, on vältimatu, et midagi tabatakse. Eksinud rakett võib ootamatult tabada valet kohta, sundides kogu riiki kiiresti evakueeruma. Olukorda raskendab veelgi Hormuzi väin. Laheriigid, mis sõltuvad enim soolavee magestamisest, impordivad ka peaaegu kogu oma toidu. Bahrein, Kuveit, Katar ja Araabia Ühendemiraadid ei tooda piisavalt toitu ja impordivad seda läbi suletud väinas asuvate lahesadamate. Kui Hormuzi väin jääb nädalateks suletuks, tekivad lisaks kõigele muule ka toidupuudused. Genfi konventsioonide esimese lisaprotokolli artikkel 54 keelab selgelt rünnata tsiviilelanikkonna ellujäämiseks vajalikku. Džugivi rajatised on selles nimekirjas nimeliselt välja toodud. Isegi rahvusvahelise kriminaalkohtu Rooma statuut ütleb, et tahtlikud rünnakud tsiviilvee infrastruktuurile võivad kujutada endast sõjakuritegusid. Aga sa pead ka meeles pidama, et islami režiim ei hooli nendest seadustest üldse. Tähendab, me just nägime, kuidas see režiim tulistas ja hukkas tänavatelt tuhandeid omaenda inimesi. See juhtub peaaegu kõigis sõdades, nagu Ukrainas, Gazas, Jeemenis. Õiguslik raamistik on olemas ja riigid tunnistavad seda pressiteadetes, kuid taristud on siiski esimesed sihtmärgid, kui riiki püütakse alistuma sundida. Viimati rünnati Pärsia lahe veetaristut suurelt 1991. aastal, kui Kuveidist lahkuvad Iraagi väed saboteerisid enamiku Kuveidi magestamisvõimsusest ja paiskasid miljoneid barreleid naftat lahte. Eesmärk oli osaliselt saastada kogu piirkonna magestustehastesse suunduva merevee sissevõtud. Kuveit jäi peaaegu täielikult ilma mageveeta. Hedaabi import hoidis elanikkonda elus, kuid taastumine kestis aastaid. Tollal oli Kuveit väiksem ja majandus lihtsam. Kui tänapäeval piirkonnas, kus elab kümneid miljoneid ja linnad vajavad ööpäevaringset veepuhastust, tekiks sarnane häire, oleks kriis palju ulatuslikum. Nafta ehitas Pärsia lahe piirkonna. Magestatud vesi hoiab selle elus. Mõlemad on samas konfliktis samaaegselt ohus. Maailm on 50 aastat modelleerinud, mis juhtub naftavoolu peatumisel. Keegi ei tea, mis juhtub, kui vesi peatub.